No nii, tervist sõbrad. Seekord alustan ma autos sees, sest väljas on ikka päris. Vaatame, kohe näitan teile, vaatan. Loodan, et te saate aru, mis siin väljas toimub. Seal on ikka väga sitt ilm ja kui ma tahan praegu õues olla ja alustada. Aga jah, sõbrad, täna on meil reede öö ja me juba alustame vahetusega. Ilm on meil muidugi abiks, täna on väga siit ilm ja linnas juba midagi ka toimub. Nii et sõbrad, alustame oma vahetusega ja tulge ühinege minuga, vaatame palju siis me seekord endale tasku paneme. Ja nii, tundub, et ma vist passingi nii-öelda äärelinnas praegu. Tuleb järjest tellimusi sisse, kuredi ma praegu lähen juba kolmandat tegema, 2 on tehtud juba, 1 oli ilma koefitsiendita, päris pikk sõit oli 15 kilti ja nüüd siis teine oli koefitsiendiga 1,7 lühikereis, saime vist mingi 7 eurot ja nüüd siis tuleb koefitsiendiga 1,4 ja 15 eurot ja ma lähen siit Lasnamäelt uuesti Mustamäele, aga see päris Mustamägi ei olegi, see on tegelikult Kristiine kant, et Kristiine kanti lähen 15 euro eest vist. Siit samast, kes teab, siis T1 vastas on Statoil, sealt võtan peale inimesi. Vaatame, kas meil üldse õnnestub täna kesklinna saada, võib-olla ei õnnestugi. Nii, järgmine klient ka ilusti ära viidud ja selle hinnaks tuli meil 14.30. Jah, 14.30 siia Mustamäele meil läks. Pole paha, mingi raha on juba teenitud. Sõuke summa. Arvat, et see tuli lihtsalt, ei, see on 17 kilti ja ma olen peaaegu Maardus. Koplist Maardusse tulime siis, 17 kilti oli kogu see sõit siis, kurvad hakkan ära väsima juba. Kahjuks peab ütlema, et siin nagu vist suurt vahet ei olegi, kus sõita, sest kesklinn on ka valge. Võib-olla oleks aeg koju minna ja jätkata homme õhtul. See on ka üks mõte. Teeme ühe väikse pausi ja vaatame, kas me kohtume homme või jätkame täna. No nii, sõbrad, teine õhtu laupäev on meil ja kell on 9, tähendab 9 ma alustasin, ma olen praeguseks juba teise tellimuse ära teinud. Siin ta on see teine tellimus. Nii et esimene oli ka umbes 6.60 ja nagu te saate näha, siis ilm on meil sama ilus, sama talvine nagu ka eile. Ja eile ma lõpetasin varem ära, ei viitsinud rohkem teha, aga nüüd on uus õhtu ja loodame, et siin mingist hetkest läheks midagi põlema, et saaks suuremaid hindasid või suuremat raha. No aga hetkel kuskil Pirita ranna kandis on mingi väike täpik, aga ma isegi ei hakka sellega võitlema. Nii et sõbrad, me jätkame teine õhtu. No nii, sõbrad, konflikt. Lõpuks ometi konflikt, selliseid asju ei juhtu. Eesti taksonduses tihti, aga minuga juhtus. Sõbrad, väike lõik teile praegu sellest konfliktist ja pärast ma räägin, mis juhtus. Lõpetasin sõit ära. Lõpetasingi. Võt nii, alguses tahavad viiekesi sõita ja siis, kui poled lapsel panna turvavöö peale, siis öeldakse, et ma oleksin vait. Võt nii. Veel ütle, et kliendid on toredad. Sittagi nad on toredad. Nii, sõbrad, mis siis juhtus? Saan ma tellimuse Narva maantee 7. Kõik korras, chill, sõidan kohale.
märgin ära, et olen kohal, ootan ja klient ilmub 5 4 täiskasvanud, 1 laps. Jah, hakkavad sättima autosse, muidugi ma teavitan neid kohe, et kahjuks ma pean ainult 4 inimest ja juba ennetades nende vastuväiteid, et laps on, siis ma ütlesin kohe, et laps on ka inimene ja peab olema turvavööga kinnitatud. Selle peale veel, ütleme niimoodi, konflikti ei olnud, aga väiksed pahandused või siuksed pahameeled olid juba üleval. Õnneks meesterahvas, kes neil kaasas oli, tõenäoliselt perepea, oli täitsa mõistlik, ütles, ei ole probleemi, teie sõitke koju ära, mina võtan teise takso ja ongi probleem lahendatud. Selge, öeldud, tehtud, ülejäänud täiskasvanud siis istuvad laiali, laps pannakse taha, ma vaatan siis last, lapsel turvavöö puudu, mitte ainult lapsel, vaid ka emal. Mille peale siis ma palun neil panna turvavöö lapsele peale, kes siis ikka hoolib lapse turvalisest, kui mitte värske isa, eks ole. Temast ma ei hakka rääkima. Mille peale mulle öeldi, et sina ole seal vaka ja sõida. Ma ei tea, võib-olla ma olen õrna hingega, võib-olla ma kardan oma ohutuse, vabaduse ja ka rahakoti pärast, aga selle peale ma jätsin autot seisma ja palusin kõigil väljuda minu autost. Mille peale mulle öeldi, et sa käi sinna, kus päike käib paista. Arvestades, et see oli kindlasti hea südamega öeldud, siis ma vastasin, et ma soovin teile täpselt samad pimedat teekonda. Ja kuigi teie ajud on rikutud ja te arvasite, et ma saatsin teda kuskile mujali, siis ei, täpselt nende sõnadega ma ka ütlesin. Mille peale siis hakkasid kõik närviliselt liigutama, siin hakkasid kiired liigutused pihta, kõik väljusid, käisid paugud. Hea küll, ma kannatan need paugud ära ja siis peale seda te juba lõppu nägite. Muidugi mul võttis aega, et see sõit ära tühistada niimoodi, et kuna ma olin alustanud juba sõitu, siis raha hakati võtma ja ma olin nõus sellest rahast loobuma, aga leida see põhjus, leida kuidas see tühistada, võttis lihtsalt natukene aega ja selle peale te kuulsite siis seda pahameelt. Sõbrad, ma ei ole õrna hingega, aga selle olukorraga ma läksin täiesti kettasse. Ja miks? Mitte sellepärast, et mind saadeti perse. Ei. Ja mitte sellepärast, et laps ei ole turvavööga kinnitatud. Pole minu laps ja ma võin tegelikult jumala külmalt sellesse suhtuda. Suurim probleem selle juures on see, et sõbrad, seda sõitu tehes ilma turvavööta on mul väga suur oht sattuda vanglasse. Ma võin saada trahvi ja ma võin ka vigastada lihtsalt inimesi. Sõbrad, ärge tehke neid sõite. Ärge võtke 5 peale, kui 4 mahutate. Ärge sõidutage ilma turvavarustuseta. Lapsed, jätke autost välja, kui teil ei ole vastavat turvavarustust. Jätke see leib neile, kes on ostnud endale varustuse ja pannud siia autosse, et just teenindada lapsi. Ehk siis, kuidas on see child seat või mis iganes ta on. Et väga vabandan. Et jätke see leib neile. See 4 eurot võib teile tulla palju kallimalt kui see, millega te võite vastamisi olla, kui juhtub kõige hullem. Nii et sõbrad, teeme tööd ausalt ja jääme ikkagi mõistuse piirides. Налево на пиццерию можно, там парковка. Можно здесь, да. Можно здесь, да, без проблем. Так, а куда мне? Остановиться здесь? А там парковка есть, там можно развернуться. Хорошо, я туда тогда, да? Это ваш дом, да? Не совсем, но... А что, я тогда останавливаюсь. Так, Да. была Оплата? оплата прошла? Да, конечно, куда она денется?
Хорошо Все, тогда. пожалуйста, хорошей Дайте вам ночи. ночную езду. Спасибо вам. Хорошей ночи. Так, шапка моя. Нашел? Так, нашел. No nii, sõbrad, vot siuke summa tuli meile. See on nüüd, ei saa midagi hõisata. 16 kilti oli kogu sõit. No, selles mõttes ütleme niimoodi, hea sõit oli. Tegelikult viimane tund oli päris produktiivne, sest ma sõitsin Nõmme teelt, seal kus on see Amarillo või ühesõnaga mingi söögikoht. Nõmme teelt sõitsin Viimsi spaasse ja otsustasin, et ei hakka linna tulema, et jään Viimsi spa juurde seisma ja sain sealt nüüd tellimuse siia Sõpruse 18. Noh, ma ei tea, kes teab, see teab, kes ei tea. Ei oma tähtsust. Nii et, mis ta on, alla tunni aja tuli üle 30 €, nii et see pole üldse paha. Ja keskliin ka rõõmustab meid praegu, sest täitsa punane. Nii et mul on tunne, et praegu just hakkab nagu töö käima minema. Nii et juba panin tööle ja vaikselt liigun tagasi siit Sõprusest, õnneks pole kaugele minna. Liigun siit tagasi kesklinna poole. Nii et äkki ikkagi tuleb midagi ka mõnusat. Eelmised 3 tundi, kell on juba 12:30. Eelmised 3 tundi olid siuksed lahjad, sai sinna tänna sõita, aga ei midagi erilist. Et nüüd võib-olla läheb asi käima ja juba on midagi ka teile näidata. No nii. Kannan ette, sõbrad. Üks hetk panen valgust ka natukene juurde. No nii, kannan ette, sõbrad. Praegu seisuga 7.50. Ja see oli siis, vist on Räägupesa kandist siia Paasiku tänavale. Ja peab ütlema, et midagi rõõmsat tegelikult siin linnas ei toimu. Ma loodan, et mõne aja pärast võib-olla siis, kui inimesed hakkavad koju minema, aga et aru saaksite siis, ei ole oodata mingit suuri kohvitsente. On lootust, et võib-olla 3 paiku inimesed hakkavad liikuma. Aga ei tundu, et see veebruar mingi eriline tuleks. Et mingit suurt raha teeniks, et minu lootus muidugi on juba alates märtsist, et läheb paremaks. Aga mis seal ikka, vaatame, ma ikka veel jätkan ja ma ei tea, mõnda aega olen siin Paasikul, aga pärast poole hakkan liikuma ikkagi kodu poole, mitte kodu poole, kesklinna poole, et sealt veel mõni magus tellimus võtta. Kuidagi niimoodi, et jätkame.